kolmas teema, Elva linna noortepreemia Elva noor statuut väljaandmise kord. Lähtuvalt sellest, et eelmisel aastal Elva linn ühines noorsootöö kvaliteet hindamisega. Meil oli endal sisehindamise komisjon, meil käis välishindamiskomisjon ja sealt selgusid meie hetkeseis noorsootöös ja selgusid ka parendamist vajavad tegevused. Üheks parendamisvajaduse tegevuseks oligi nii eelmine eelnõus, et noorsootöötajaid väärikalt esile tõsta ja neid tunnustada, kui ka noori. Ja sellest lähtuvalt ongi ettepanek anda välja ka noortepreemia ja seda siis käsikäes edaspidi sellel aastal eraldina sellel aastal veel, aga muidu siis kõik iga aasta vabariigi aastapäeval koos teenetemärgi ja Elva tähega ja kui ka aukodanikuga. Nii, aga kas on küsimusi mulle? Nii palju kommentaariks, et need eelnõud mõlemad on siis kultuurikomisjoni, kultuuri- ja spordikomisjoni, hariduskomisjonis koosolekutega kooskõlas. Palun. Et tegelikult hariduskomisjonis üks liige tegi ettepaneku siin preemia nimetuse osas. Tema arvas, et võiks olla Elva aktiivne noor. Elva noor on väga uudmärane. Nii, kas on teisi ettepanekud? Ega see, jah, Elva noor, Elva aktiivne noor. Kahjuks täpselt öelda, kumb see väljendus parem on, see aktiivne kisub sinna kuidagi punaseks natukene, aga võib-olla on see minu tunne, aga kas on veel aktiivsus ei ole mingisugused aktivist ja nii edasi? Noorus Elvas. Jah, kui teil on praegu midagi niisugust väga efektiivset üstelda või midagi hästi põnevat, siis oleks kuuldel, aga ma ei tea, kas me saame ka edaspidi seda muuta, kui me nüüd lähtuvalt sellest, mida sina ära rääkisid, enam eelnõusid kuidagi muuta ei saa, kui nad ilmuvad teatajast. Esitajana on keerukam ja meie jaoks on esialgu keerukam, hea oleks esitada korrektset teksti. Minu mõttes ikkagi see linna noortepreemia, see on suhteliselt selline neutraalne nimi, et võiks ikka olla praegu. Kas sa tahad selle hääletusele panna, Andres? No siis ei ole mõtet seda Elva noor või olgu Elva linna noortepreemia statuut ja väljaandmise kord, eks ju, paar, eks ju. Siis on, selle nimi ongi Elva linna noortepreemia. Ja Andres on väga tähelepanek, et tegelikult on väga kuiv on siis. Et aktiivne panna sisse? Ei, ma teeks ettepaneku, et nimetada siis ta noorus Elvas või noorus Elva või noorus Elvas. No vaat, see on noortepreemia, noorus Elvas. Keegi ei ole väga geniaalse ideega välja tulnud, sellepärast ta läkski lihtsalt niisuguse neutraalse nimega Elva noortepreemia. Ta on arutatud erinevates komisjonides ja erinevates seltskondades ja ühtegi nii väga geniaalse. Seda me kuuleme 10 aasta pärast, kui geniaalsed me olime. Jaa, seda kuuleme kindlasti ajaloosta. Nii, ja mis me siis teeme? Andres, tahate selle aktiivne jätta või teie arvate hoopis midagi muud või paneme praeguse eelnõu ja räägime ikkagi siis sellist üldisest nimetusest. Statuut tegelikult... Selleks see komisjon ongi kas... Jätaks Elva noor vahelt ära, sellest päris ilusas. Elva noor vahelt ära. Elva noortepreemia. Jaa, ka mõte jälle. Kuulge, aga siis oleme vist kokku leppinud, me ei pane hääletusele, et võtaks ja saame seda teha nüüd veel. Tähendab, et võib-olla võtate teised punktid vahepeal ja ma sõnastan ära. Sõnastan ära. Lihtsalt Elva linna noortepreemia. Noortepreemia, jah. Elva noor ära. Selge, aga ootame seda siis. Nii, Maie, kas sa jõudsid saada? Noortepreemia on. Nii, kas te jõuate selle ekraanile, et... Siit on lihtsalt Elva noor maa igalt poolt ja tulebki nii-öelda sellises redaktsioon. Vahel ongi lihtsates
ettepanekutes see võlu ja see tulemus. nii, aga kas on veel küsimusi või saan hääletusele panna? ei ole, siis linnavolikogu määruse eelnõu Elva linna noortepreemia Elva Nooru statuuti väljaandmise kord ja teile siis see ümber tehtud sõnastused Elva linna noortepreemia. kes on selle määruse poolt, palun käega märku anda. 12 määruse vastu võetud.